Tere tulemast kokkama koos minuga. Mina olen Merle Vaha, olen pärit Saaremaalt, olen 3 lapse ema ja meeldib väga koos lastega kokata, aga mulle ka meeldib väga, kui lapsed ise midagi toredat valmistavad. Noored inimesed, kes elavad ühiselamus või isegi kodus lihtsalt midagi toredat tehes. Selleks ma täna tutvustan mõnda toodet teile ja räägin, kui lihtsalt saab teha põnevaid asju üllatuseks emadepäevaks, üllatuseks sünnipäevaks või lihtsalt pühapäeva hommikul, rõõmustades iseennast või oma pereliikmeid. Köögiviljad. Kuidas te suhtute tervislikku toitu? Esimene mõte on, ei soovi, aga tegelikult on köögiviljades niivõrd palju kasulikku ja nad on värvilised, nad teevad rõõmu ja tõesti nendest saab põnevaid roogasid. Täna räägime näiteks spiraalitajast. On spiraalitaja, millega saab teha suvikõrvitsa spagetid. Väga lihtsalt paneme suvikõrvitsa siia sisse. Ja kui me mõtleme, et ma ei armasta väga suvikõrvitsast, siis tegelikult saab suvikõrvitsast teha ideaalselt salatit. Saab teha, kes on taimetoitlane, saab teha spagette, saab teha wokiroogasid. Ja ta kaob täiesti salatite sisse ära. Kõige suurem rõõm on isetegemise rõõm. Niisama lihtsalt, ilma igasuguse elektrita, vähe võtab ruumi, saame siia teha näiteks suvikõrvitsa spiraalid. Näete, kui mõnusad pikad ja kui lõbus tegevus see on. Suvikõrvits tehtud. Võtame järgmisena kurgi. Ka kurk on salati sees väga hea. Kui me tahaksime wokirooga teha, siis teeme porgandist ainult, aga praegu paneme tervislikud. Kas ema armastab tervislikku salatit? Kindlasti ja ma arvan, et te armastate ka ise. Natuke sättimist ja seesama kaitse, millega ma teen press, see annab teile võimaluse kõike seda valmistada ohutult. Palun väga, teete nii pikad, kui ise soovite. Samamoodi võite teha porgandist. Kõigest sellest väga lihtsalt. Selline spiraalitaja. Lisada võite nüüd õli, natuke sidrunimahla, soola, tangidega segamini ajada ja tegelikult tuleb väga lihtne värviline salat. Paneme siis natuke ka porgandit, et värvi oleks juures. Porgand, mis on tõesti väga tervislik samamoodi. Kindlasti paljud teist ei armasta porgandit keedetuna, aga toorena on ta salatites kindlasti väga mõnus. Kui te ei taha nii pikki ribasid, võtke käärid appi ja tehke lühikesed. Niisama lihtsalt ka porgand siia lisatud. Ja ongi lihtsalt spagetid tehtud. Teie enda soovil natuke soola. Seda ei pea üldse palju korraga tegema. See on tervislik ja kiirelt saab valmis. Kui on olemas suhkur, kui on olemas õlid, segate läbi ja saategi väga lihtsa salati. Tõstame salati juba taldrikule valmis. Nii, natukene õli on mul jäänud kõrvale. Panen ta praegu siis selle sama salatiga siia peale, et saame pärast lisada siia muud. Mida võiks soolase toiduna veel pakkuda? Soolase toiduna kindlasti võib pakkuda ka erinevaid muffineid. Kui te ei taha teha soolast küpsetamata, võite te teha muffineid. Muffiniteks on ka erinevaid viise. Kui teil on kodus olemas silikonvormid, kui teil on kodus muud vormid, siis silikonvormidega on lihtsalt see tore lugu, et siin ei ole pabereid vaja. Silikonvormid kastate külma veega ja panete restile ja lisate köögiviljad, lisate muffinitaigna. Kindlasti vaadake kapis ringi. Kui te midagi üllatust tegema hakkate, on see kõige tähtsam kõigepealt vaadata, mis teil kapis olemas on. Võib-olla on mõni muffinipulber. Pakil on juhend, väga lihtne, natuke õli, natuke vett, segate läbi ja muffini vormidesse. Aga väga tore, kui te teete näiteks klassiõhtule või piknikule kaasa ise tehtud muffineid, siis soovitan teha selliseid väiksemaid. Ja nendega on see tore lugu, et kui need on erineva kujuga, siis sama taignaga saate väga vallatult teha erinevaid. Näiteks teetegi sõõrikud, teete muffineid niisama toredasti. Ja palun väga. Siin ma olen juba teie aega natuke säästnud ja juba ennem valmis teinud. Kasutasin selleks viilutajat. On erinevad viilutajad, on koorijad, mis on superabilised, millega saab väga lihtsalt teha sellised pikad suvikõrvitsaribad. Tõmbame lihtsalt, näitan teile ka, kuidas tõmmata.
ongi, tõmbate väga lihtsalt ja tulevadki sellised pikad ribad. Niisama lihtsalt, igaüks saab hakkama. Võtame suvikõrvitsa, keerame ta rulli, kui meil on sinki, kui meil on peekonit, paneme natuke vahele. Vaadake kindlasti, mis kapis olemas on kodus, sest sellest sõltub ju see, mida te valmistada saate. Ja üllatused meeldivad kõigile. Näiteks võtame singiviilu, võtame pikema ja paneme siia selle sama suvikõrvitsa siia vahele ja me saame ka sellised vahvad torbikud panna. Niisuguse kujuga, kui me just tahame, segame segistis, kui teil on kodus olemas vispel, kui teil on kodus olemas pudrunoi, väga lihtne on pahustada. Kas vispliga, kas pudrunoiaga, aga segistid on ka, panete siia muna, panete natuke toorjuustu või hapukoort, maitsestate ära, šeigite ära ja valate muffini vormidesse. Niisama lihtsalt valmivad tervislikud muffinid. Siin ongi valmis, palun väga. Siin on kartuliroosid, kartulirooside tegemiseks. Kartulirooside tegemiseks võtame, paneme siis viilud praegu ära. Kartulirooside tegemiseks võtame appi viilutaja. Ja viilutajaid on ikka ka kodus vahest olemas, kui ei ole, saate ka täpselt samamoodi hakkama selle sama kooriaga. Kas see on ühtepidi koorija või teistpidi, meil on olemas erinevad tüüpi, aga siin on just selline vertikaalne, millega on väga hea. Ja samas võib kasutada viilutajat. Nüüd võtame kartuliroosi tegemiseks kartuli, mille me oleme ära koorinud. See on praegu toores kartul. Hästi ohutu, kasutate alati nuia, panete viilud peale. Siit kõrvalt saate reguleerida kõrgust, paksust. Meeldib teha number 1-ga. Kas te armastate näiteks ka kartulikrõpsusid? Ainult edasi-tagasi sõites, täiesti ohutult, käed jäävad puhtaks ja teil ei ole mitte kuskilt midagi sisse lõikamas. See on Mando Junior viilutaja. Mando Junior viilutajaga saab siis teha kartulid, kurki, sibulat, kõike mida soovite. Ja niisama õhukesed mõnusad viilud on väga hea teha näiteks praekartulitise või teha hoopis soovi korral krõpsusid, siis panete nad ahju korraks. Nüüd võtame kartuliviilud, paneme nad üksteise kõrvale ja asetame. Selleks ma soovitan isegi näiteks söörikuvormi teha. Söörikuvormiga saate te teha natuke teistmoodi kujuga. Panete kartuliviilud niimoodi äärtesse. See võib olla õun, täpselt samamoodi. See võib olla kartul. See võib olla, mida teil kodus on, vaadake kapis ringi, peaasi on ise tegemine. Ja tervislikud road. Nii, ja paneme jälle munapiimasegu peale ja kartuliroosid ongi valmis. Kui panete õunad, on kohupiim, on õunad ja kohupiim, kõik see ilusti valmis. Nii, ja valmivadki sellised mõnusad, ma kohe tõstan, et te saaksite paremini näha. Siin ongi suvikõrvits ja siin on peekon, siin on singiga, kõik sellised toredad. Iga ema, iga õde ja te ise rõõmustate. Kui salatile lisaks on teil taldriku peal sellised toredad ampsud. Ja kui teete väiksed ampsud, siis iga pereliikmel on tore suvikõrvitsaga ja kartuliga. Siin on sõõrikud tehtud ja sõõrikutel on õunaviilud. Aga seda sama suvikõrvitsat, mida ma näitasin, kuidas teha spagettideks, võib ideaalselt teha ka sellised toredad sõõrikud. Sõõrikuid võite teha šokolaadiga, võite teha ilma šokolaadita. Ja kõige tähtsam, et te valmistate ise. See on variant, kui te olete küpsetajad. Aga kui te küpsetada ei soovi ja te tahate ikkagi midagi toredat teha, siis tegelikult on suurepärane võimalus veel lisaks valmistada midagi võileiba. Eine võileib. Väga lihtne. Vaatate kodus kapis ringi. Tõstan selle siit eest ära. Vaatate kapis ringi, mis on kapis olemas. Ja kapis on olemas kindlasti leiba. Kapis on olemas kindlasti saia. Ja et teha lõbusad võileivad, siis soovitan kasutada kapis olevaid kas piparkoogivorme, kas on mingid muud küpsise vormid. Kui lõbusaks teeb iga võileib teie tuju, kui te olete kasutanud natuke teistmoodi kujuga. Loomulikult on iga ema unistus saada lillega võileib või hoopis roosiga. Palun väga või südamega. Kõik sellised vormid ideaalne. Võtame võileiva vormi, tähendab küpsise vormi, vajutame leiva peale ja palun väga, meil on südamekujuline leib.
sellest saame teha võileiva, kaunistame ära meile sobiva ja need leivad saame ära praadida ja panna peale muna, jälle hoopis midagi muud. Sellised einevõileivad väga lihtsalt valmistada. Nii, einevõileivale lisaks on tore siis viilutada midagi siia võileivale peale. Kas me tahame ja teeme siis lillekujuga, paneme need praegu kõrvale. Nendega saab teha siis pärast panni peal. Nii, paneme määrdejuustu, natuke määrdejuustu peale. Mida teile meeldib võileiva peal süüa, seda tehke ka oma lähedastele, sest koos valmistamine on alati tore, aga üllatusi on ju ka väga tore saada. Võtke määrdejuustu, kui teil on kapis. Niimoodi võib võtta täpselt samamoodi magusa tegemise puhul hoopis küpsised, kui teil on kodus olemas. Ja võtate kohupiima hoopis panete peale. Nii, toorjuust on pandud. Toorjuustule lisaks on väga tore mõni singiviil. Singiviil ei pea olema lihtsalt singiviil. Ka singiviil ja juustuviil võib olla lõbusa kujuga. Võtame siit jälle järgmise vormi, teeme nüüd väikese südame. Palun väga, väike süda ja neid võib isegi olla 2 ühest singiviilust. Palun väga, südamed valmis, paneme südamed võileiva peale. Nii armas ja maitsev tuleb välja. Paneme südamed peale pandud. Nii. Ja teine saab jälle praadimisel kasutada munaga koos. Mitte midagi ei lähe raisku. Teise teeme hoopis uue kujuga. Võtame veel ühe singiviilu. Selle singiviilu võime teha ka sellise toredaga, et me keerame ta rulli, lõikame ta pooleks natukene, mitte lõpuni ja keerame rulli. Ka nii saate teha muuseas muffini vormide sisse. Panete niimoodi singiviilu. Nii, siia peale võib ideaalselt nüüd viilutada. Väga hea viilutaja on Speedy Mando viilutaja. Ja Speedy Mando viilutajaga võime me viilutada näiteks redist. Kas te armastate redist? Võib-olla mitte nii väga, aga Speedy Mando viilutaja on täiesti ohutu. Me paneme siia sisse ja ainult libistame edasi, tagasi. Ja tulevad tugevasti vajutades. Me ei saa ennast kahjustada ja saame nii lihtsalt teha õhukesed viilud. Nüüd võtame redise viilud, lapime nad üksteise peale natuke. Paneme üksteise peale, iga salati peale, iga võileiva peale või hoopis. Te võite teha ka väikse võileivatordi ise. Niisama lihtsalt. Ja ongi roos valmis. Roos valmis ja kui te tahate, et ta ennem valmis teha, siis võite ta ka niimoodi tikuga siia peale panna. On väga lõbus ja tore. Samamoodi saab viilutada kurki, panna singiviil. Sink on juba pandud. Siis saab täpselt samamoodi teha kurgist pikad viilud ja kurgist tekitada nüüd purje. Aga võib-olla tahame hoopis sellist rahvuslikku purje. Palun väga, kurgipikk viil ja jälle tuju hoopis lõbusam. Nii, sellised toredad võileivad saab imelihtsalt ise teha. Kui te tahate midagi magusat valmistada, võtke näiteks pirn, võtke viinamarjad, lõigake niks-naks väikeste nugadega nad 2 poolt eraldi ja pange tikkudega siia külge, teil on siilipopp. Samamoodi võite te magusaks üllatuseks ideaalselt valmistada näiteks võttes kodus kapis olevaid küpsiseid. Võtate küpsised, panete siia peale kohupiima, panete siia peale maasikad viilud, granaattõuna. Kas te muuseas teate, kui lihtsalt saab granaattõuna puhastada? Granaattõuna seemned on hästi kasulikud. Granaattõuna puhastamiseks on siis vajalik ära lõigata katus, selline 5-nurgakujuliselt, lõigata külgede pealt lahti ja nüüd ei ole muud, kui võtame viilu ja koputame. Ja niimoodi saame väga hästi teha toredad maitsvad granaattõuna seemned, kas salati peale, kas magustoidu peale, kuhu iganes teie soovite. Erinevate köögiviljadega saate te teha põnevaid, kas siis erinevaid salateid, kas võileibu või hoopis tahate teha kokteilisalatit. Kõik see on võimalik. Kas te teate, kui lihtne on valmistada veel ja veel uusi ja põnevaid toite? Te olete palju kodus. Teil on palju lihtsam ise midagi toredat valmistada ja rõõmustada ka sellega iseennast või teisi.
igatahes, kui teil on huvi, siis kindlasti Kuressaare noortekeskusega on meil plaanis teha ka erinevaid kokaklubisid, kuidas ise lihtsalt valmistada põnevaid roogasid. Kui te olete mujalt kui Kuressaarest, võtke julgelt ühendust Kuressaarega ja tulge meile külla. Aga kui te ei ole Kuressaarest, siis proovige ise. Kodus on kindlasti olemas koorijaid, erinevaid piparkoogivorme. Igatahes rõõmustagem üksteist ja olge terved!